Tere, on neljapäev, 18. aprill ja sõidan Nurme teele, Harkus. Tere, Harku vallavolikogu liikmed ja valla ametnikud. Filmin selleks, et teile näidata, milline on mitte mingitele nõuetele vastav tee. See ei ole isegi metsatee. Teie väidete järgi peaks olema kruusatee, aga see ei kvalifitseeru mitte millekski. See on üks mudane mülkatee, auklik, kus sõita saab hetkel 10 kilomeetrit tunnis. Täpselt nii kiirelt ma sõidan. Vastasel korral lihtsalt lõhub auto ära. Eelmisel aastal detsembris sai saadetud valla volikogu liikmetele ja valla valitsusele kiri taotlusega siis Nurme Põik elanike poolt, et midagi võetakse ette selle konkreetse teega. See on alla igasuguse arvestuse, nagu te näete. Ja mida vastas lugupeetud vallavolikogu liige, näes pilte sellest Nurme teest, et see on ju täitsa ideaalses korras. Milles küsimus? Meie küla 14 kronti, siin on nii vähe inimesi, et valla siis nii-öelda kodukorra järgi rahastatakse vaid selliseid teid, mille siis elanike suhe tee kilomeetrisse annab siis millise numbri. Ühesõnaga, kus elab palju inimesi, seal midagi tehakse. Meie küla on nii väike ja see on nii pika tee otsas, et siia ei jõua mitte ükski tee ehitus ennem kui loo ja päike kustub. Pärast täpselt on näha, millised kraavid on siin tee keskel. Eriti lahe koht on muidugi siin, kus on lausa autod sisse vajunud juba, ja siis räägitakse, et meil on täitsa korralik kruusatee. Et palju õnne, lugupeetud vallavolikogu liikmed. Kruusatee vist ei vaju päris niimoodi ära, eks ole? See on siin päris edukas koht. Palju siin see sügavus on? See on silma järgi kuskil 20 senti on sisse vajunud. See ei ole normaalne. Ma soovitan vallavolikogu liikmetel, nii nagu sai detsembrikuuses kirjas ka välja toodud, võtta ette iga hommik üks väike jalutuskäik ennem tööle minekut ja käia see tee läbi ja vaadata, kui puhaste kingadega siit õnnestub läbi käia. Meie külalapsed käivad seda teed iga hommik, iga jumala päev. Nägite, mis juhtus? Auto rapub täitsa. Ja samamoodi kõnnivad nad seda teed koju. See on plögane. Tulge võtke see matk ette. See on nagu kuumaastik. Ja me rivistame oma külaelanikud ülesse, et vaadata, kuidas härrad seda teed kõnnivad oma läikivate kingadega. Hetkel oleme siis Nurme teel, mille kohta siis vallavanem kirjutas meie päringu peale, et see tee tehakse korda mitte ennem kui 2017. See tähendab seda, et me peame veel 4 aastat kannatama. Eriti lahe on nüüd see lõik siin, kus me praegu oleme. See ei kannata isegi kriitikat.
Nüüd oleme sisenemas siis Nurme Põik tänavale, mis on küla elanike enda rahade eest freesasfaltiga kaetud. Ja mida lubasid siis vallaametnikud, et kui me 2011 selle ise rahastame freesasfaltiga katmise, et siis valla eelarvest kaetakse siis pindamisega seotud kulu. Ja lubati seda siis planeerida 2011. aastasse, samasse aastasse, kui meie tegime freesasfaltiga siis selle töö ära siin. Saabus 2012, jälle rahad otsas, ei mitte midagi. Nüüd on antud lubadus, et 2013 midagi tehakse. Raske uskuda, loota. Aga igatahes on siin mõtlemisainet kuhjaga, nii et kallid vallavolikogu liikmed ja vallaametnikud, kaua võib, võtke nüüd ükskord see otsus vastu, tehke midagi. Head mõtlemist.